Kristel jättis palli Allasele. Viikme kaotas selle, hästi tuli praegu Ooper välja, järgmine sööt Ustritskile. Ustritski mängu toomine on toonud kiirust juurde meie meestele. Ilus sööt praegu, Reim lööb ja Reim lõi värava 55. minutil. Väga hea sööt Dmitri Ustritski poolt ja Martin Reim, meeskonna kapten, avas siis 55. minutil mänguseisu 1-0. Nii nagu 16. augustil suutis Reim värava lüüa, on suutnud ta ka täna selle värava siin lüüa ja näete, kui ilusa eeltöö tegi ära Dmitri Ustritski ja ega Reimil muud ei jäänud üle, kui pall lihtsalt väravasse toimetada. Tubli Dmitri Ustritski, tema tegi selle eeltöö ja supervahetus just Tarmo Rüütilt, et võttis Selinski välja ja pani asemele Ustritski, kes andis väga hea söödu Martin Reimile. Ja Martin Reimile on see 14. värav Eesti koondise särgis, kokku on talle see 92. mäng. Huuli šansisest. Rooba, Reim, vabandust, uuesti Rooba. Ja sööta praegu, kas jookseb üle Dmitri Ustritski, Oskari jooksis, läheb Ooper läheb, lööb ja lööb 2-0. 65. minutil Andres Ooper kasvatab Eesti eduseisu 2-0-le. Nii et 10 minuti jooksul Eesti meeskond löönud 2 väravat. Esimese siis Martin Reim ja teise Andres Ooper ja mõlema juures tegi suure eeltöö ära Dmitri Ustritski. See sai vist natuke haiget, aga ma arvan, et 2-0 eduseis võtab selle valudel kiiresti. Näete 9 fänni, kes aplodeerivad ja skandeerivad ja on 12. 12 on, jah. Ja tõepoolest, Andres Ooper lõi oma järjekordse 15. värava Eesti koondise rivistuses. Aalborgi poolkaitsja. Aavistu ei saanud palli kätte. Võitleb nüüd Aavistusel paremal äärel ja pall on nüüd Andorra käes. Käib esimene lisaminut. Rooba. Oi, puterdas praegu Rooba, aga hästi praegu blokkis. 3 minutit. Aga blokkis nii, et saab nüüd kollase kaardi. Nii et väga ebaõnnestunult mängis Rooba seda viimast situatsiooni, ega Mart Poom ei saa aru, miks pidi just Rooba nii mängima, igal juhul tuleb nüüd penalt. Ja oli nüüd seda mängu lõpus vaja, igal juhul penalt tuleb Andorra kasuks, käib teise poole ja teine lisaminut 3 on juurde pandud. Nii et ei ole see mäng veel sugugi lõppenud ja mängu saatus pole sugugi veel selge, kui Hustar Ruiz kummardub nüüd 11 meetri punkti kohale. Vaatame, kas Mart Poom suudab nüüd kaitsemängija eksimust parandada või mitte. Hustar Ruiz ja Mart Poom. Poom ei suutnud päästa, hüppas paremale poole. 2-1 ja viimased minutid võivad minna väga närviliseks. Käib 3. lisaminut. Oli seda vaja nüüd Urmas Roobal teha. Ei õnnestunud tal mäng Kadriorus 16. augustil Andorra vastu ja ka nüüd mängu lõpus väga toores viga.